Karantiinipäevik Rõõmus Family kodust. Väga hea. Igatahes me mõtlesime, et me hakkame uuesti vlogima, et siis kunagi Roosil on tore vaadata, et ainult Roosi päriselt ka. Ja täna meil on plaan grillida ja süüa õues ja grill ja väike saun õhtul ja mõnus. Nii et Oliver, näita, mis meil on siin valmis laua peal. Siin on kook, brownie, šokolaadi brownie. Siin on meil noad, kahvlid, šašlõk, väiksed vorstid, ketšup, ikka sinep, leib ja siis Sofi on meil siin. Mis tegid? Robipani. Oksendas. Istume siin mõnusalt õues. Oliver, tõsta see beebipjörn maha. Ma olen valmis sellist, et kõik emad kirjutavad, issand, jumal peab aita lapse laua peale. Kas teil on mõistus kadunud? Oh my god. Me oleme need tüütud vanemad, kes käivad kogu aeg kaasas, isegi siis, kui laps esimesse klassi läheb. Siis hakkame koolis kaasas käima, on ju Oliver? Või siis, kui ta läheb kunagi Peikaga teidile, siis me istume Oliveriga kõrval lauas. Või siis, kui läheb esimest korda klubisse, siis me lähme kaasa. Ilmselt Roosi läheb esimest korda. Ta läheb klubisse tulla kuulama pürmüüdi. Jaa, ma tahtsingi seda öelda. Ja juba varsti, ma loodan. Naine teeb süüa ka isegi siis, kui on vaja teha grillist, et mehed kõrvetavad ikkagi põhja, jah. Sest et mul on kombeks ära kõrvetada natukene ja kuna meil on praegu eriolukord riigis ja ei hakka riskima, ei hakka riskima, et toit läheks kõrbe. Täna hommikul oli ka, meil läks Joanne ärkas öösel kell 2 üles, et Selverist tellida toitu, aga juba olid kõik 2 nädala pärast siis saadavad ajad, mis sinna pakuti, olid juba ära broneeritud. Ehk siis me ei saanudki enam ostu süüa. Õnneks Coop aitas hädast välja, sest neil tundub, et on natuke vähem kliente, kahjuks või õnneks. Aga nüüd oleme ka meie Coopi kliendid ja me saame süüa lõpuks. Juhu. Nii et mul on siin väike lihahunnik, mis on selline, et ma arvan, et ta on valmis, aga et olla kindel, siis ta jääb natuke siia kõrvale, nii nagu laatadel nad teevad. Et neil on niimoodi selle kõrval saad see. Ja siis suuremad tükid. Me oleme pigem sellise kuivaliha armastajad. No peaasi, et oleks läbi ikkagi, kuidas öelda siis, grillitud. Pigem well done. Well done, kui et medium rare. Yes. Barbecue me. Jah. Aga ma täna ma küll ei tee midagi, jah. No, tomme päeva peale. Barbecue me. See grillvorst on huvitav maitsega, ma ei saa aru, mis maitsega see on. Jahimehe maitsega. Jahimehe vorst. Vaata, üks jahimees on teist maha lasknud seal. Ja siis on tema veel soolikud. Meil on väike jooga õhtu nüüd. Oi! Nii, ja kohe läheb äkki kõhuli või? Mis on, me ju isegi joogatada. No mis? Juba oled kõhuli või? Oli multada vaatamine tegelikult pooleli, aga noh, okei. Igaks juhuks olen siin samas. Liisu. Liisu, ja sa oled nii nonno. Otsa.
ja Roosi lehvitab. Ühesõnaga karantiini aeg on. Habe on ajamata. Auto on mul ka must, nii et selle probleemi siis täna lahendame ära ilusti, et saame auto puhtaks ja ütleme ausalt, väga must on auto, et vaatame, mis siin siis täpselt nagu toimub, et jah. Tere tulemast siis meie hoovi, kus me üritame praegu tööd teha. Roosi magab, Oliver puhastab enda autot ja mina lihtsalt üritan asjalik olla ja oksi lõigata. Aga ega ma päris hästi tegelikult ei tea, mida ma tegema pean, nii et ma lihtsalt vaatan, mis kole välja näeb ja selle lõikan maha, kuigi terve see põõsas näeb kole välja, nii et kõigepealt Oliver tuleb anna sulle vitse. No jah, ära jaa nüüd. Vastik. Peaks seda vist ka võtma natuke, on ju? Jaa. Ja ma teen selle enne ära ja siis... Nii, meil on siin üks... mis kass oli? Leinakask. Ja mulle tundus, et... Siit või? Jaa. Et kui see üks suur oks ära saagida, et siis annab natukene valgust siia alla, siis siin on kuidagi... Iga kord läheb nagu päike ei jõua ja muru ei kasva, ühesõnaga... Kui see ära võtta, siis võib-olla saab siia mingi pingi alla panna, et saaksin istuda või midagi. Ühesõnaga, see üks on hästi ebamäärane oks, nii et meie ainuke mees siin peres teeb ära selle. Ainult, et tundub, et ta läheb aega. Nii vale saak, kui saab olla. Aga mine ta õige siis. Ma ei tea, kas meil on üldse. Nii, ma mõtlesin, et äkki võtaks need oksad ka ära või? Mis sa arvad? Seda sa pead väiksemaks muidugi saagima, kui sa tahad seda lõkkesse panna. Ma mõtlesin, et äkki võtaks siit neid ka vähemaks. Noh, vaata, ala on ju see oks. Auto on puhas, ma isegi ei hakka näitama, sest tegelikult vahest ei ole üldse aru saada, kas ta oli enne või siis pärast, et tegelikult tulemus on suht sama. Lihtsalt vähem prügi. Ja mõned oksad on ka lõigatud ja nüüd meil on kõht tühi, me teeme tuppa sööma ja Roosi ikka veel õues magab, nii et las ta magab seal. Las ta magab hästi kaua. Ja hästi kaua, no ütleme 3-4 tundi, et saab. 5. Ei, see on palju juba. No mis toimub? Valmistume siis kevadeks. Kevadhooajaks. Jaa. Ma näen nii tont välja, et sa pead olema mingi piltli peale panema. Hästi tugevad. Aga ja siin on meil valmis jalanõud ja siis ma kogu aeg toon koridorist juurde aina, nii et need on järgmised. Okei. Kindlad, ütleme nii, et moodust puhastamiseks ei ole. Oota, sa teed minu hambaharjaga või? Jaa. Sellega sa pesid õhtuti hambaid. Sellepärast ma hambad nii mustad ongi. Ei, pigem Chief teeb just valgeks. Mis sa teed? Sa oled töödejuhataja meil. Oled töödejuhataja või? Ja sina valid meil ka muusika siin, jaa. No nii, kumb puhas on, kumb must on? Pigem see vist on puhas, aga eks nad ole natuke sul rääbakad niikuinii, et... Vale, jah. Aga nagu näha, siis meile meeldivad põhiliselt mustad ja valged jalanõud. No ikka. Nagu ka riided.